Tere Jürgen, Tere. Kuulsin, et sul tekkis kohe isu hea liha järgi. Mina olen siis Uku, mina olen Max & Moritz siis grillmeister ja tahakski sulle täna tutvustada erinevaid siis uudistooteid, mis on Max & Moritzal see aasta ja see suvi nagu siis välja tulnud. Ja meil ta ootab kindlasti üks väga põnev maitseelamus. Ma näitan sulle mõned grillinipid ja ühtlasi ootan sinu poolt siia kõrvale midagi oodavat. Just. Mina olen Jürgen, Saku õllesaadik ja mina aitan täna alkoholivabade õllede maailmas Ukul aru saada, rännata, kohale jõuda. Esimene toode on meil siis õllevorsti juustuga siin Max & Moritz oma, et olen juba vaikselt selle ju ära küpsetanud, et mis sa ise arvad õllevorstist? No õllevorst on lahe ikkagi ses suhtes, et tasub mõelda, eks ju, kus õllevorsti tegelikult süüakse. Süüakse Saksamaal, järelikult tasub mõelda, mida Saksamaal juuakse. Saksamaal juuakse linnaseelist, kergelt mõrudat, õlut, eks ju. Mis tähendab, et meie puhul siis Rock Zero on täpselt see, et ta on võrreldes nii mõnegi teise laagerõllega päris tugeva maitsega, miks mitte siia kõrvale. Ma oma poolt lisaks selle juustule see, et kuna eestlased vähe grillivad juustu ja juustu on üldse väga keeruline grillida, siis kõige lihtsam variant olekski teda kuhugi nagu mingi asja sisse panna. Näiteks siia vorsti sisse. Ta on nagu lausa ideaalne, et kui vaadata seda õllevorsti ennast, siis tõesti, kuidas see juust kõik välja voolab, et seda juust on tõesti väga palju siin. Vali endale ise tükk. Aga jah. Soovitan siit ühes mõnes mõne juustusemaga. Juustusema, jah? Mõne juustusema tüki võtta, väga õige. Ja mis on meile siia kõrvale nüüd pakud siis? Selle Rock Zero'ga. Nii et tasub lahti ilmaga ringi käia. No proovime ära. Sõidame. Cheers. Aga jah. Ütlen ausalt, olin kergelt skeptiline, et äkki see rock on ikka niisugune nagu rock on ju. Nagu me oleme harjunud seda tundma. No juustus on rasva nii palju, see tegelikult balansseerib hästi. Aga praegu peaks ütlema, et tõesti, et see kooslus oli nagu väga nagu mõnus ja mahe. Ja selle sama õlle kõrvale ma isiklikult arvan, et prooviks ühte teistsugust liha juba šašlõkki. Ja selleks valisin triibuliha Max & Moritz oma. Päris selline rasvane kraam, mis tähendab, et kui sul on rasvane liha, siis on sul vaja nagu jõulisemat õlut. Ehk siis taaskord Rock Zero töötab siia kõrvale väga hästi. Väga mõina võiks öelda. Cheers. See on küll maalane poiss. Mõnus selline kerge mahedus ja siis kui kergelt on ka niisugust vürtse nagu tunda. Triibulihal on muidugi teie hea omadus, et seda saame teha nii ahjus, pannil kui ka grilli peal. Järgmiseks ma valisin sulle kaelašašlõki sibula ja äädika marina. Ühesõnaga klassika täielik. Tundub nagu oleks justkui klassika. Ei, väga hea, kui on klassika. Aga ma usun, et see klassika on nagu väga hea. Sest ka minul on klassikat kõrvale loomulikult, mis on originaali alkoholivaba versioon. Ja nüüd, sinul on omad trikid ja nipid, kuidas tuleb lihki teha. Tegelikult on ka minul õllega omad trikid ja nipid. Ja tegelikult kõige suurem osa on nende serveerimisega. Ja selleks, et nüüd kõik see, mis õlles on mehed räägivad, et kuidas kõik maitsebukett välja tuleks, siis õlu peaks olema serveeritud vahuga. Kaelašašlõkk, sibula äädika marina. Et küpsetasin seda jälle oma äranägemise järgi, ma arvan, ideaalselt. Et täpselt ma tahakski, et oleks natukene kuivem, et mitte, kuidas ma sulle ütlen, mitte nüüd nagu kuiv, aga ta oleks lihtsalt, et seda natukene äädikat sealt seest nagu välja saada ja see sibul teeb ta natukene lihtsalt magusamaks selle liha. Proovime. Ega vaata, enamasti kui nagu mõtled mingi äädika šašlõki peale, ega nagu naljalt magusa peale tegelikult nagu mõte niisama ei lähe sul ju. Aga kuidas nüüd? Aga näed, tuleb välja, et kui kuulata targemaid, hakkad avastama, et näed, lased natukene kauem, niimoodi natukene kuivemaks, tuleb magus esile. Ma ei oleks selle pealegi tulnud, kui ma aus olen enne. Aga iga päev midagi uut. Jaa. Järgmiseks me proovime broileri kintsu liha šašlõkki, mis on ehedas mustika marinaadist tehtud. Konkreetselt kasutatud mustikapüreed, mis on täiesti 100% naturaalne ja väga õige asi. Sellisel juhul, kuna meil on kana ja meil on mustikas, kana kerge, mustikas magus, tihti tasub otsida natukene siis vastandit õllega. Siin on selline kergelt mõnusalt humalane mõru Carlsberg ja ta ongi kerge, natukene mõru, natuke magus,
pakkusest head kontrasti siis kanale just juurde. Anname maitsetel Just. siis seda otsustada. Cheers! Hakka või arvama, et sa mingi grillimees, et sul see asi tuleb välja küll, pole midagi öelda. Peaks mainima, et alkovaba õlled ikka täitsa sobivad. Tuleb välja küll ju, on ju. Et täitsa liha kõrvale sobivad alkovaba õlled väga ja väga hästi. Nüüd on mul sulle pakkuda broileri kintsuliha toorvorstikesed, kuhu sisse on ka pandud jogurtit ja natuke ürte. Jõõrum, vägev. Nii. Kui siiamaani on kõik meie alkoholivabad õlled olnud odrast tehtud, siis tegelikult nüüd on siia kõrvale üks nisuõlu. Et siia võib panna siukse väikse törtsu lihtsalt näiteks laimimahla juurde. Proovime kana ka, seda toorvorsti, et Proovime, jah. broilerit toorvorsti ka, Et mis värk on? Ülipehme. Ülipehme. Aga see on küll väga maitsev jook. Selle aasta Max & Moritza, ütleme, kõige vingem uudistoode on siis searibi, mis on siis mõnusas mustasõstra marinaadis ja see on tehtud väga ehta mustasõstra püreega. See kõrvale ma soovitaksin ka ampsuga kolesloo salatit teha. Tihti tegelikult. Me kuidagi arvame, et oi, kuidas me oleme etno- ja folgirahvas, aga me unustame, ma ütleks kõige suurema nagu folkloorijoogi ära tegelikult tihti, ehk siis kalja. Ei ole tegelikult vaja alati õlut, ei ole vaja, kas vahet ei ole tegelikult millist õlut, nisuõlut, odraõlut, vaid aus, lihtne, klassikaline kali. Ja vaatagi siit niisugune vähem mõnusam lihasem niisugune pool. Nii, Jürgen, et nüüd me olemegi nagu Asja tehtud küll juba. Asja tehtud küll ja lõpu korral, et süüa saime, juua saime. Elu tuleb nautida. Hea, kui naudid seda hea joogi ja söögiga. Olge tubli. Järgmise korrani. Jah.